Tere kuulama Valga Haigla taskuhäälingut Piirilinna tervisejutud. Mina olen Riina Järvesalu. Täna me vestleme taas tohter Oliver Tauliga, et rääkida, missugused on need tüüpilised probleemid, mis patsiente nahaarsti ukse taha viivad. Väga suur valik ja igas vanuserühmas näen just kindlaid erinevaid nahamuresid. Ehk siis vahel ma suudan väga hästi isegi ennustada, et millega inimene ukses sisse tuleb, arvestades vanust. Sest kindlad haigused on kindlates vanustes. Ütleme, nooremate inimeste puhul võivad olla põletikulised nahahaigused, tüüpilisem atoopiline dermatiit imikutel ja ütleme, kuni vanus 7 on see väga sage probleem 20% inimestest. Noortel on soolatüükaid, molluskeid ehk siis viiruslikud nahaprobleemid. Teismeeas aknemured, vistrikumured, väga tüüpiline nahamure, mida käiakse siis kontrollimas, näitamas ja ravimas. Ja siis vanemas eas on väga palju erinevaid asju. Sünnimärke, psoriaas on väga sage, siis muu nahakontroll ja nii edasi ja nii edasi. Kas me saame ise midagi ära teha, et mõningaid probleeme ennetada? Paljudes olukordades näen, et võib-olla nahaarsti visiit ei oleks olnud vajalik, kui oleks saanud rakendada selliseid lihtvõtteid. Näen eakamatel inimestel seda, et väga paljud nahamured on tingitud nahakuivusest. Ja kuidas inimesed ennast vahel ravitsevad, kui nahk on kuiv, sügelev, siis väga paljud inimesed panevad endale erinevaid alkoholitooteid naha peale, viinaga määrivad. Mis seal siis juhtub? Korraks on mõnus tunne, siuke hea õhetustunne, siis kipitab ja siis ta kuivatab nahka veelgi. Mis see sage abimees oleks, et lihtsalt naha kreemitamine. Mulle tundub, et selline apteegist ka käsimüügitooted, käsimüügikreemid on tegelikult väga efektiivsed väga paljude nahamurede ravis. Ehk siis kui on miski sügelev nahamure, nahk näeb välimuselt kuiv välja, siis niisutav kreem on vahel selline toode, millega saab kõik mured ära aetud ja vahel ongi ainus soovitus, mis ma pean andma, et lihtsalt kreemitage nahka, kuna nahk on kuiv. Mõned inimesed kasutavad, jällegi räägime samast asjast, et kasutavad keha pesemisel majapidamisseepe, jällegi väga kuivatav, nahk sügeleb ja siis jälle tullakse küsima, et miks nahk sügeleb. Et siis lihtsalt selliseid nahasõbralikemaid tooteid kasutada. Praegu on väga palju igasuguseid kosmeetilisi protseduure ja võimalusi ja kreeme ja igasuguseid ilutooteid. Kas nad on kõik ka meile nahasõbralikud? Minu üldine soovitus, millest ma lähtun, on see, et kõige lihtsam on head nahahooldustoodet või ravikosmeetikat leida apteegist. Et apteegis, kui mingisugune toode ütleb, et ta seda teeb, näiteks vähendab vistrikute hulka või siis niisutab nahka, et seal peab ka tootja tõendama, et see seda reaalselt teeb. Kui seda osta nüüd kusagilt tavapoodides, siis need nõuded on hulga väiksemad. Et mina lähtuksin rohkem sellest. Kindlasti muidugi seal hinnaküsimus, apteegis võivad olla tooted kallimad, aga nad on ka põhjendatult seal sageli kallimad. Missugused on veel need müüdid, mida me võiksime täna ümber lükata? Müüte on nii palju, olukordi on nii palju, et kus igasuguseid väärarusaamu jääb. Näiteks inimesed käivad oma nahanäsasid ravitsemas. Nahanäsad, kus nad paiknevad inimestel, näiteks kaeladel, kaenla all on sellised nii-öelda naharipatsid. Ja mõned inimesed usuvad, et need on parasiitidest tingitud. Sest et just sotsiaalmeedias tegelikult arvatakse nii ja seal ka levib info ja millega see info lõpeb, et kuna see on parasiidist tingitud, tule osta minu parasiidi vastast ravimit. Ja nii saad sa siis sellest oma murest lahti. Ehk siis väga paljudes olukordades mõeldakse välja probleem, pakutakse lahendust, see lahendus on sageli omakasupüüdlik ja siis see lahendus ei pruugi üldse aidata. Ma ütleks ümmarguselt ühe numbri, et 50-60% nahamuredest kaovad nad nagunii ise ära. Ehk siis kui te kasutate mingit toodet, mida teile soovitati, siis paljudes olukordades on see, et määrisite seda toodet, aga isegi kui oleks määrinud, oleks see mure ikka ära läinud ja siis te saate omale selle arvamuse, et järelikult oli see sellest tootest. Et see on ka selles mõttes hea koht, kus väga paljud
kinni haaravad ja siis oma toote soovitusi annavad. Mida sina kui nahaarst oma tervise nimel mitte kunagi oma nahale ei pane või naha tervise nimel ei tee? Mina endale nii rangeid piiranguid pannud ei ole. Kuna ma olen noor inimene, minul tegelikult kroonilisi nahamuresid ei ole. Ma ei arva ka, et mu nahk mingisuguseid erilisi võtteid vajaks, et loodus on mu naha teinud piisavalt tugevaks ja hea kaitsevõimega, et ma ei peagi siin üle pingutama. Pesen oma keha ja kasutan muid selliseid, isegi niisutavat kreemi võib-olla ei ole ilus öelda, ei kasuta sageli, aga päikesekaitsekreemi kasutan kindlasti, mitte võib-olla üliregulaarselt, aga ikkagi kui on väljas päikeseline ilm, plaanin olla väljas 1-2 tundi, siis kindlasti päikesekaitsekreemi peale. Mul nüüd selles mõttes ei olegi erihuvi mingeid tooteid kasutada, sest ma sageli ei näe ka selget vajadust oma nahast lähtuvalt. Võib-olla mehena on mul selles mõttes lihtsam valikuid teha, kosmeetikat ma ei kasuta, jumestuskreeme ei kasuta, et siis seetõttu on minul ka nagu vale küsida. Toodete valik on mul väiksem. Aga seda ma küsin küll, et millise kaitsefaktoriga sinu päikesekaitsekreem on? Mina võtan päikesekaitsefaktoriga 50, sobib ka väga hästi 30, aga lihtsalt kui ma juba seda peale panen, siis ma tean, et 50 päikesekaitsefaktoriga toode toimib kauem, on efektiivsem, see efektiivsus ei ole nüüd nii oluline, aga kui ma juba selle asja ette võtan, siis ma ostan selle. Ja pruuniks siis üldse ei lähe? Pruuniks ma ei lähe, jah, et see ei ole minul eesmärk, aga ma nüüd iseenda suhtes pahane ka ei ole, kui ma olen suve lõpuks siis pruunikam. Päikesepõletusi ma ei ole küll nüüd viimastel aastatel ühtegi saanud, selle osas ma küll kannan hoolt. Suur aitäh, doktor Oliver Taul, täna siin terve.